Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutuminutites katkendeid Argo Kasela raamatust Taevakirju. Mitu lendu ööpäevas on inimvõimete piir? Kuidas lahendada lennukis olukord, kus purjus seltskond tuleks baarist välja visata? Raamat heidab pilgu lennunduse köögi poolele. Tuhanded inimesed üle maailma võlgnevad oma elu salongi teenindajatele, kes on hädakorral pannud reisijate nimel ohtu oma elu. Kuid miskipärast ei räägita neist eriti. Taevakirju. Kirjastuselt Petrone Print. Üldiselt on varsti juba iga teine reisija millegi vastu allergiline. Läbi seda ei näe ning siis on väga hea, kui oma allergiatest ka personali teavitatakse. Pole just tore, kui oled pähklite vastu allergiline ning keegi su kõrval pähklikoti lahti teeb. 11 kilomeetri kõrgusel pole lennukil lisaõhku kuskilt juurde võtta ning ringi pumbatakse ikka seda sama pardal olevat õhku koos kõikide mikroollustega, mis sinna juurde käivad ning imepeen pähklitolm jääb ju samuti ringlema. Ei aita siin ükski filter, nii tõhus kui see ka pole. Sätted on ka sellised, ühes ja samas lennukis ei ole soovitatav transportida looduslikke vaenlasi, ehk siis kasslasi ja koerlasi. See kehtib nii salongi kui ka pagasiruumi kohta ja sellest peetakse kinni. Kord olevat suurem saksa meeste jahiseltskond tulnud Eesti kaunite metsade vahele puhkust pidama, püssid kaasas ja puha. Püssidega olnud lihtne, registreeritud eripagas ja kõik. Relv ja laskemoon teineteisest lahutatud ning relvad turvaliselt pagasisse ära antud. Koertega tahetud teha sama, lihtsalt puuridega pagasisse ja asi ants. Siis aga selgus, et sama lennuga tuuakse Tallinna loomaaeda puuma. Puuma on ju teatavasti kasslane. Ei meeldinud see idee ei jahimeestele, koertele ja ilmselt ka mitte puumale, personalist rääkimata, sest pilet Tallinna oli broneeritud puumale juba ammu ning siis alles selgus, et samale lennule registreerus karikoeri. Jahikoerad on kallid, aga puuma on veel kallim ning kassile jäi eesõigus. Koerad sõitsid peremeestele järele järgmisel päeval. Ilmselt polnud keegi väga õnnelik. Pilootidel on samal ajal väga oluline teada, kuidas on paigutatud pagas ja reisijad. Seepärast on oluline ka info, palju on naisi, lapsi ja mehi, sest nende kaal arvutatakse keskmisena, mis peab üsna hästi paika, hoolimata sellest, et mõni naine võib kaaluda oluliselt rohkem kui mõni mees ja vastupidi. Aga jäägu naiste ja meeste keskmine kaal saladuseks, et mitte kedagi solvata. Pagasiruum on üleüldse üks põnev koht, kus võib leiduda igasugust kraami. Näiteks on peale tulnud pardakorraldaja ja teatanud reipalt rahvaarvu ning lisanud nagu muu hulgas, et 4 põhjapõtra on ka. See oli jõulueelne aeg ning jõuluvana abilised komandeeriti Rovaniemist Helsingi jõululaadale. Samuti on silma jäänud üksi ja õnnetult pagasilindil konutav sangpomm. Kellel ja miks on vaja sangpommi ühest Euroopa otsast teise tassida? Aga selliseid mõtisklushetki koguneb üsna ohtrasti, sest ilm ja inimesed on väga värvikirev paik. Pagasiruum võib sisaldada õõvastavamaidki asju, nagu näiteks surnukirstu. Selle jaoks on aga oma reeglid ja neid täidetakse väga diskreetselt. Reisijad ei näe ega kuule tavaliselt midagi ja õige ongi, sest kirst võib mõjuda pehmelt öeldes häirivalt.
Samas on surnud ise kõige diskreetsemad kliendid, vaiksed ega esita kaebusi. Eriteenustega kursis olemine ja reisijate ja pagasi kaaluvahekorra arvutamine on võib-olla üks kõige vastutusrikkamaid töölõike lennu ettevalmistusel üldse, sest valesti rehkendatud tasakaalu tõttu on lennunduse ajaloos juhtunud üsna mitu ränka õnnetust. On 2003. aasta päikesepaisteline jaanuari hommik. Põhja-Carolina Charlotte'i lennujaam on alguspunkt paljudele reisijatele, kes jätkavad oma teekonda suurtelt lennuväljadelt. Seetõttu on Charlotte oluline lennuväli just väiksemate, niinimetatud ühendus ehk commuter-lennukitele. On tavaline hommikune tipptund nii linnas kui ka lennuväljal, kui kõlab plahvatus ja taevasse paiskuvad leegid. Reis 5481 startis igati plaanipäraselt ja rutiinselt, kui Air Midwestile kuuluv ühenduslendudeks mõeldud väike turbopropellerlennuk Beechcraft 1900D õhku tõusis. Pilootide kohustuseks on enne lendu kokku arvestada pagasi, reisijate ja kütuse kogu kaal, et olla kindel selles, et lennuk pole ülekoormatud ning kaal on jagatud vastavalt lennuki tasakaalule. Saba osas on aga mitu pagasilaadijat juba lõõtsutama hakanud ning kahtlustavad, et laaditav pagas on liiga raske. Meeskond arvutab samal ajal käsitsi kaalu ning leiab, et see on normi piires. Laseb pagasiluugi sulgeda ning liigub stardirajale. Kõik läheb plaanipäraselt, kuid üsna varsti tõstab lennuk nina ebaloomulikult vertikaalsesse asendisse, kaotab tõstejõu ning kukub hooldusangaari. Kõik pardalolijad hukkuvad momentaanselt. Beechcraft on ideaalne lennukitüüp lühilendudeks ning siiani olid lennufirmad pidanud seda usaldusväärseks transpordivahendiks. Miks õnnetus juhtus ning kas sama lennukitüübiga lendavad reisijad on samuti ohus? Hulk küsimusi nõudis kiireid vastuseid. Kõigepealt kahtlustavad uurijad, et lennuk võis saada fataalse vigastuse stardirajal vedelenud kõrvalise eseme tõttu, kuid see kahtlus ei leia kinnitust. Lennujaama liiklust üle vaadates näevad uurijad, et vahetult enne surmalendu tõusis õhku tunduvalt suurem kahemootoriline CRJ-tüüpi reaktiivlennuk, mille mootorid võisid tekitada väikelennukile ohtliku õhukeerise. Siis jälle selgub, et kapten oli sellest ohust vägagi teadlik ning hoidis piisavat vahet. Ohutuse mõttes sekundaarsem, aga reisija seisukohalt primaarne on moona kontrollimine, mida varustusautod on pardale toimetanud. Kaubakärud on loomulikult plommide all, sest pardal olev kaup ringleb väljaspool riigi tollipiiri. Tänapäeval on paljudel lennukompaniidel pardal ka tax-free pood, kuigi näiteks Euroopa Liidu siseselt kuulub see mõiste küll ajaloo prügikasti. Taxid on, aga freed ei ole. Paljud nendest toodetest on isegi natuke kallimad kui maa peal, sest ladustamine ja laadimine on turvatsoonis kallis lõbu. Sama kehtib alkoholi kohta. Kange alkohol on valdavalt tasuline ja hoolikalt üle loetud. Väga ammu said mööda ajad, kui pardapersonali kodune baarikapp oli aukartust äratav ja suur osa marke kattus firma pardal pakutavatega. Nii sa siis seisad, saateleht näpus ja üritad mõistatada, kas kärus on just see kogus, mis lehel kirjas on, sest enne õhku tõusmist plomme avada ei tohi. Väike inimlik eksimus selle poolt, kes kuskil hämarates ladudes neid kärusid komplekteerib ning ongi sul puudujääk kaelas. Toitudel on natuke kergem silma peal pidada,
sest need tulevad pardale plommimata. Juhul kui muidugi toitlustamine ette on nähtud, sest lendavad restoranid jäävad samuti aegadesse, kui rohi oli rohelisem ja meri sinisem. Euroopa lendudel saad paremal juhul saiakese. Väga sageli tuleb nüüdsel ajal seegi osta, mis tähendab, et ka see õnnetu saiake on tollipiiris lendav toidusarnane kaubandustoode. Sel juhul on ka vaja isegi hallitanud koorik ametlikult maha kanda. Et hallitanud. Juhtub ka seda, kuigi harva. Oleme kolleegidega lugenud retsepte, millest lennukitoit koosneb. Mendelejevi tabel selles on aukartust äratav ja peaks peletama ka kõige süütuma bakteri. Aga võtame positiivselt. Kõhtu ta ju täidab ja tegevust annab. Muide, toitlustamine lennukis oligi algselt välja mõeldud selleks, et inimestel oleks tegevust toidu ootamisega, söömisega ning siis taas ootamisega, millal nõud eest ära viiakse ning kokteili pakutakse. Reisilennunduse varasematel aastatel, kui rahvas polnud veel lendama harjunud, aitas see protseduur peletada igavust ja lennuhirmu. Praegu, kui iga päev kihutavad miljonid hordid mandrilt mandrile ja osa neist mitu korda päevas, on see algne ilus mõte unustusse vajunud ning eks seepärast peetaksegi ennekõike lühikestel lendudel pardal söömist sekundaarseks lõbuks. Tänu sellele ning mitte viimases järjekorras ka keemiatööstuse arengule on leiutatud võileivad, mis suudavad üle elada väga mitu õhku tõusmist ja maandumist, enne kui nad müüakse või süüakse või siis hävitatakse. Palju kõneainet tekitanud transrasvad ning geneetiliselt muundatud maisisiirup on ühed süütumad ained. Aga võtame jälle positiivselt. Kui pidevalt neist ainetest toituda, on 1000 aasta pärast arheoloogidel ilus vaadata, kui korralik nahk ja puitunud lihased välja kaevatud laibal on. Kui lennul on ette nähtud täistoitlustus, siis tuleb kindlaks teha, kas portsjonide ja rahvaarv enam-vähem klapib. Sellisel juhul muutub üks personalist elavaks Exceli tabeliks, kes üritab kokku arvestada kuumi toite taga, kuumi toite ees või keskel ning eelkaetud kandikute arvu, sest neid on tavaliselt taga rohkem kui ees, keskel vähem kui taga, kombinatsioone on lõpmatult. Üldiselt saab klappima. Vahel ei saa kah. Ja siis on alternatiiv meelitada kedagi söögist loobuma. Tavaliselt on see inimene, kes söögi asemel eelistab head napsi või siis anda oma toit. Lennueelsel kontrollil uurivad aga kõik lausa luubiga või siis panevad kangemad prillid ette eri toitude olemasolu. Ka neid on üksjagu. Euroopa vananev ühiskond on üksmeelselt allergiline. Üks toit ei tohi sisaldada gluteeni, teine laktoosi, kolmas ei tohi sisaldada kumbagi. Tellimuslendudel on omakorda veel lasteeined. Samal ajal, kui täiskasvanud söövad stroganovi, mille välimuse ja lõhna järgi tundub, et see on vist tõesti valmistatud lihast, on lasteineks traditsiooniliselt viinerid. Taimetoiduga tundub esmapilgul nagu kergem olevat. Kui taimetoit pole miskipärast pardale jõudnud, tundub ju olevat lihtne loomne taimsest eraldada ja asivask. Aga päris nii see pole, sest veendunud taimetoitlased ei võta suu sisse seda, mis kord on loomsega kokku puutunud. Veganid ei tarvita ju isegi mitte piimatooteid. Aasia nooreneva elanikkonnaga peaks siis ju hoopis kergem olema. Nii koššer kui ka halal on ju sisuliselt üks. Enne looma tapmist peab olema lausutud palve. Aga proovi sa juudile,
halalli või araablasele koššerit pakkuda, kuigi toit näeb välja täpselt samasugune. Küll ma olen mõelnud, kust need köögid, kes seda lendavat toitu kokku keedavad, oma tooraine võtavad ja kuidas nad kindlaks teevad, mis keeles palve enne looma tapmist öeldud on. Muide, üks mu sõber, kes kunagi Austraaliasse seiklema läks, töötas ajutiselt sealse esilennukompanii Qantas toitlustuse köögis ning pärast seda mõtles tükk aega, enne kui lennukis jälle sööma hakkas. Minu küsimusele, miks, ta ei osanud või pigem ei tahtnud vastata. Mispärast teil WC-s tuhadoosid on? Kas see lennuk on nii vana? Kõlab tavaliselt teine tüüp küsimus, millele isegi mõned kogenematud pardateenindajad vastata ei oska. Tõepoolest, milleks tuhadoosid, kui lennukites suitsetamise kuldaaeg jääb 20 aasta taha? Ka sellest küsimusest võib aru saada, sest pressis on ilmunud küll ja küll rubriikides 10 erinevat põhjust ja 12 erinevat nippi infot, et vana lennuki tunneb ära selle järgi, et tualettides on tuhadoosid. Valepuha. Ka tuli uutes lennukites on need olemas. Igaks juhuks. Suitsetajad on tavaliselt inimesed, kel on välja kujunenud automaatliigutused tuha raputamiseks ja koni kustutamiseks ning kui selline suitsetaja juhtub meeltesegaduses ära unustama, et lennukis suitsetamine mõjub rahakotile väga laastavalt ja suitsu süütab, siis ta kustutab selle kätte õpitud liigutusega tuhadoosi, mitte ei topi hõõguvat koni WC paberikonteinerisse. Samal põhjusel on ka kirjad prügikastidel. Konide kustutamine keelatud. Tänapäeval on suitsetajaid jäänud oluliselt vähemaks. Info, et see lõbu läheb maksma trahvidena vähemalt 4000 eurot, on levinud üle maailma. Siiski neid leidub ning kirglikud nikotiinikud on läinud oluliselt kavalamaks. Laias laastus jagunevad nad 2. Ükskõik, millise mõnuaine all olevad tüübid, kes jagunevad veel omakorda süüdimatuteks ja alandatuteks ja solvatuteks. Süüdimatu ei anna endale aru, mida ta teeb. Alandatud ja solvatud on aga need, kes eri põhjustel on vihastanud kogu lennukompanii, meeskonna või isegi oma reisikaaslase peale. Tüüpiline selle kategooria esindaja on tavaliselt veel natuke napsune, sest pidu on läinud pikaks ning lennuki väljumise kellaaeg on saabunud ootamatult. Siis on ta vihane kogu maailma peale. Võib-olla on ka reisikaaslane näägutanud ja virisenud. Võib-olla on ka pardapersonal vaest inimest natuke ahistanud. Näiteks palunud valida mõne teise istekoha või siis keeldunud lisaks alkoholi serveerimast, milleks personalil on muide täielik õigus, sest et ohutus on taas üle kõige. Siis tekib taolisel tegelasel soov kättemaksuks. Meeskonnale saab sellisel juhul näidata, et ajutiselt varblasest kotkaks tõusnud tüüp vilistab kõikidele seadustele, sest ta tunneb end seisvat kõrgemal kõikidest ja kõigist. Mõni teine tahab ennast jälle reisikaaslastele huvitavaks teha või pälvida tähelepanu vahendeid valimata, sooritades lollusi, millest on teada, et heaga need ei lõpe ja lennukis suitsetamine on üks neist. Tavaliselt on selliseid tegelasi lihtne tuvastada, sest nad ei vaevu oma tegevust isegi varjama. Tihti ei jõua suitsuandurgi tööle hakata, kui meeskond suitsuhaisu juba tuvastab. WC uksele prõmmib ja patustaja korrale kutsub. Nüüd oleneb juba puhtalt rikkuja ja meeskonna inimtüüpidest. Kas lepitakse ja patustaja saab hoiatuse või ootab sihtkohas politsei
ning see lõbu läheb siis juba kalliks maksma. Vaid murust madalam olles ja sügavalt pattu kahetsedes on võimalik trahvidest pääseda. Muidugi, kui meeskond on heas tujus, sest meeskonna naljasoon on pardal suitsetajate koha pealt üsna kidur. Teine kategooria on nii-öelda nikotiinisõltlastest kavalantsud, kes täiesti teadlikult on võimelised leiutama kõikvõimalikke viise, kuidas oma suitsunälga rahuldada. Leebemad nendest tõmbavad varjatult e-sigarette, milles ei tundu ju midagi halba olevat. Lõhna pole, tuleohtu ei ole, ime nagu imiklutti ja kelle asi see peaks olema. Ometigi on e-sigaretid enamikus lennufirmades keelatud, mis esmapilgul tundub imelik. Põhjus on aga lihtne. Reisijad muutuvad aasta-aastalt üha egoistlikumaks. Kui isegi seda tähele ei panda, et lapsega ema läbi lasta või hiigelkohver kõigepealt teelt eemaldada, siis muust empaatiavõimest kaasreisijate suhtes pole mõtet rääkidagi. Võib ju läheduseski istuda kirglikke suitsetajaid, kes pika reisi hambad ristis vastu peavad, oodates õnnistavat hetke, kui taustal paistab suitsetamise ala. Mida siis nemad peavad tundma, kui keegi kõrval mõnuga e-sigaretti pahvib? See ongi põhjus, mispärast suur osa firmasid e-sigarette ei tolereeri, sest need võivad põhjustada kaasreisijates ületamatut tubakahimu. Kangemad kavalantsud võtavad abiks kõikvõimalikud moodused, et oma tubakanälga diskreetselt lahendada. Abimaterjale leidub internetis kuhjaga, peamiselt jälle 11, 12 või 7 erineva nipi ja põhjuse rubriikidest. Jumal paraku kuuluvad needki nipid enamikus linnalegendide hulka. Üks selline nipp on WC suitsudetektori katmine kondoomiga või mõne muu käepärase veniva asjaga. Pluss on see, et andur ei pruugi tõepoolest häiret anda. Miinus on aga see, et pardapersonalil on jahikoera haistmine ning ukse vahelt imbub lõhn ikkagi salongi. Kavalamad püüavad ühendada eelmise nipi järgmisega, ehk siis puhuda suitsu valamukapi vahele. Efekt on sama, ehk siis efekti ei ole. Kogenumad reisijad teavad, et WC loputusmehhanism on üles ehitatud õhurõhkude vahest tingitud tõmbele ning üritavad iga pahvaku puhuda WC potti ja siis kiiresti vett tõmmata. Olid ajad, ohkavad siiani staažikad lendajad. Reisijad muidugi ka, sest suurel osal on veel meeles ajad, kui toidu juurde valati lahke käega kangemat kraami. Mäletan ise üht tellimuslendu Tallinnast Marokosse. Värske giidina oli mul au seda reisi sihtkohas vastu võtta ning noorele ja rohelisele tundus kogu olukord korraga nii hirmutav, koomiline kui ka segadust tekitav, kui pool lennukitäit rahvast piltlikult öeldes uksest välja kukkus, kuna pardal oli nii vein kui ka kangem kraam puhta tasuta. No aga eks see olnud puhkuse reis ka ja Eesti kliendi reisimisharjumus oli veel nii värske, et siis tuli kõigest viimast võtta. Üks sarnane puhkuselend kulmineerus sellega, et end kotkaks joonud mehepoeg sõlmis rannarätiku otsa tubli sõlme ning vemmeldas sellega kõiki ettejäänuid. Üks ettejäänutest oli ka Eestis tuntud ja hinnatud laulja. Asi lõppes noormehele kurvalt. Õigemini õiglaselt, sest vahemaandumisel Münchenis jäeti ta sinna maha ning tema edasistest seiklustest puuduvad andmed. Legendaarsed olevat olnud meremeeste eritellimuslennud laeva pöördepunktist kodumaale.
Nendele lendudele kinnitati tavaliselt kogenud personal, kelle närvisüsteemi treenitus ületas stressi maandavate meremeeste oma ning kes oskas paari värvika venekeelse vandesõnaga respekti äratada ka kõige lärmakamas tegelases. Sellest hoolimata rippus lennuki õigeaegne maandumine vahel juuksekarva otsas, kuna vahetult enne maandumist käis salongis veel lööming. Või siis ajas mõni tüüp ägedalt žestikuleerides oma joogi ümber. Personal tuli, eemaldas istmepadja ja kuivatas ära. Teise joogiga läks samuti. Jälle tuli personal, eemaldas padja ja kuivatas ära. 3. korraga oli tüübil juba endalgi selge, kuidas istmepadi lahti käib ning igaks juhuks viskas ta sellega pörssarit. Olid ajad, kui ka näiteks Finnairi pardapersonal pidas Eestist pärit reisijaid palju hoolikamalt silmas kui oma kaasmaalasi ning keeldus lisa valamast sagedamini kui soomlastele. Kuuldus eestlaste tasuta napsulembusest oli levinud ning keelu all kannatasid ka vastutustundlikud tarbijad. Mis sest, et soomlased jõid mitu korda rohkem. Tänapäeval on alkoholi tarbimiskultuur muidugi tublisti paremuse poole muutunud ja lennufirmad on läinud ettevaatlikuks. Lennufirmade ettevaatlik alkoholipoliitika on tingitud siiski eeskätt kulude kokkuhoiust ja suurel osal lennufirmadest on tänapäeval vähemalt kärenaps tasuline, mis joogilembelist reisijat distsiplineerib. Kuid mitte viimases järjekorras pole selle ettevaatlikkuse põhjuseks ka sagedased intsidendid purjus reisijatega. Nii lennuki personal kui ka reisijad ise rõhutavad alati, et silma nähtavalt jommis tüüpe ei tohiks üldse lennukisse lubada, sest selles raudtorus pole parimagi tahtmise juures kuhugi pageda. Kui maapealsest baarist on võimalik välja astuda, kui mõni nokastanud tüüp liialt pinda käima hakkab, siis lennukist kahjuks mitte. Baaris on võimalus kutsuda turvamees ja lasta mõni tülinorija välja visata. Lennukis kahjuks mitte. Vares ja Karu sõidavad lennukis. Mõlemad tellivad viskit. Vares nuusutab, viskab sellest stjuardessile näkku, sest leiab, et see pole küllalt hea. Karu arvab, et ega temagi ülbuses maha saa jääda ja teeb täpselt samuti. Stjuardess kutsub kapteni, kes mõlemad välja viskab. Vares Karule. Lennata oskad? Karu vastu. Ei oska. Vares. No siis poleks vaja olnud ülbitseda. Siiani kuulub see anekdootide klassikasse. Lihtne on ju öelda, et nulltolerants ja kõik. Aga katsu sa teoks teha. Mõnikord ei saa kohe mitte aru, mis seisund inimesel on. Näiteks kõrge veresuhkru tasemega võib kaasneda kerge alkoholilõhn suust. Küll ja küll on olnud selliseid juhuseid, kus pardateenindaja reisijat kahtlustavalt vaatab ja küsib, kas, kui palju ja mida ta joonud on. Siis tuleb välja, et reisija on hoopis palavikus ning loomulikult hingepõhjani solvunud. Aga kui pardateenindaja oleks arst ja, mis veel parem, narkoloog, siis ei töötaks ta pardateenindajana. Üksikud erandid loomulikult välja arvata. Pardal muutub aga olukord veelgi komplitseeritumaks, sest kunagi ei või teada, kuidas õhurõhk ja alkohol erinevatel inimindiviididel üksteist mõjutavad. Vahel pole napsu vajagi. Placebo-efektist piisab täiesti. Eriti kui oled väsinud ja tubli pool reisijatest on alati väsinud. Omast käest ja varnast on võtta üks õpetlik lugu. Sai mindud kunagi hea kolleegiga turismisihtkohta üle vaatama ja ette valmistama. Päev oli kaunis, lennukid lendasid õigel ajal, vabukohti oli küllaga ja ees ootas kaunis nädal täis uut kultuuri, päikest, toredaid inimesi ja üleüldse kõike, mis positiivsuse alla mahub.
Kõige selle eel pole ju väike trink lennukis teab mis patt. Toob siis kaunis stjuardess plaadi meri valmis segatud joogi ja teenib ära meie sügava tunnustuse. Vot kui hea jook. Kõik maitseained on täpselt õiges vahekorras. Kohe hea võtta ja mõnusalt kreeftine, ainult et pähe hakkab. Aga võtaks nüüd siiski selle viimase palun. Aastake hiljem, hoopis teise lennukompanii pardal viibides, tuli jälle isu oma lennuki joogi järele. Ja siis tuli stjuard ja küsis, kas me viina ka juurde soovime. Mõlemad olid loomulikult tummad, sest aasta tagasi ei tulnud kumbki selle peale, et plaadi meri miks on vaid pikendus, nagu toonik, ning sinna tuleb kangem kraam juurde tellida. Aga tookord tundus kuidagi mõjuvat, nagu ehtne. Nii et platseeboefekti teooria ei kehti vaid meditsiinis. Hakkame nüüd aga kõrgust vähendama, sest ees ootab kodulennuväli või siis pöördejaam. Meeskond poeb taas paraadvormi ning jälgib hoolikalt, et ka reisijad aduks, et maandumine on vastutusrikas protseduur kõigile. Kui lennu ajal võib tähelepanelik reisija kuulda ja näha, et salongi personal suhtleb aktiivselt lendurite kabiiniga, siis nüüd mitte. Algab steriilse kokpiti aeg, sest lendurid võtavad maha autopiloodi ja lähevad üle käsijuhtimisele. See on kõige töömahukam protseduur üleüldse ning seetõttu tohib lendureid segada vaid äärmisel juhul. Ka meeskonnal on käed-jalad tööd täis, sest taas tuleb tunnistada, et osa inimesi on minetanud oma kuulmis- ja tähelepanuvõime. Mis sest, et märgutuli kinnitage turvavööd juba ammu põleb ning meeskond on palunud kõik üleliigse ära panna. Alati on mõni, kel on laud lahti volditud ning seljatugi alla lastud. Alati on ka mõni ema, kes keeldub otsustavalt lapse turvavööd kinnitamast, sest lapsele ei pidavat see meeldima. Alati tekib ka mõte, et mis selliste lapsevanemate peas toimub. Kas lapse jonn kaalub tõesti üles turvalisuse? Või siis ei aduta, et äkilise pidurdamise korral võib illikukku istmete vahele lennata ning päris tõsiselt viga saada. Kui rattad on maas, siis annab mõni täiskasvanu nobeduses lastele silmad ette ning hüppab ülemiste riiulite kallale siis, kui lennuk kihutab maandumisrajal veel üle 200 kilomeetri tunnis. Kõige kurioossem on see, et need inimesed, kes loodavad, et nad esimesena kuhugi jõuavad, jäävad tavaliselt vahekäiku kohmitsema ning hoiavad kinni tervet lennukitäit rahvast, kel on asjad juba ammu käes ning kes on valmis pardalt lahkuma. Kui kõik on läinud, saabub tõehetk. On marsruute, kus salong näeb välja, nagu poleks seal rahvast viibinudki. Ja on marsruute, kus salong näeb välja, nagu oleks seal plahvatanud fugasspomm. On olnud ka reise, kus peale tulnud koristajad, kes on tavaliselt elus üsna palju näinud inimesed, käsi laiutavad. Ei tea, kust otsast pihta hakata ning ainuke kommentaar on issand jumal, issand jumal. Vahel on tunne, et tegelikult ei tohiks pagasit enne lindile lasta, kui lennukist on jõudnud pärale käru kõigi nende asjadega, mis salongi maha on jäetud. Sest peale prahi leidub veel telefone, tahvelarvuteid, mänguasju, rahakotte, dokumente, raamatuid, prille ja muud huvitavat. Minu rekord on Londoni lennu pealt leitud 5 paari prille. Reisijaid oli natuke üle 100. Arusaadav on see, et mõni müts või kampsun maha jääb. Küll on aga leitud paar kingi, sukkpükse ja meeste trussikuid ning see tekitab tahes-tahtmata juba küsimusi. Tavaliselt jõuavad kõik need asjad kohalikku kaotatud leitud teeninduspunkti,
mille ladude mahutavus on aukartust äratav. Hinnalised asjad jõuavad. Kui on aga tegemist ühe kindaga või mõne muu pisiasjaga, siis on vähe lootust seda kätte saada. Üldiselt visatakse pudi-padi lihtsalt ära. Tõde on see, et ei meeskond ega maapealne teenindus viitsi pisiasjadega tegeleda. Pöördemoment on ka hetk, kus meeskond saab lubada endale sõõmu värsket õhku ja kiire kohvi. Üldiselt on nii, et lennuk teenib raha õhus olles, mitte seistes, ning seetõttu muutuvad pöördeajad üha lühemaks ja lühemaks. Hädapärane koristus ning juba on maapealne agent nimekirjaga kohal. Rahvas ootab ukse taga ning kõik algab otsast peale. Nii vahel lausa 6 korda päevas. Seda hinnatavamad on pikad sihtkohad, kus ka meeskond saab võtta oma kohvri ning siirduda hotelli, et nautida oma seadusega ette nähtud puhkeaega. No on teil ikka töö, tahaks ka, õhkavad sõbrad ja tuttavad, kui tüdinult mainid, et homme lendan näiteks Kanaaridele ja jään sinna. Jah, pöördejaamad, kuhu meeskond kohale jääb, on tavaliselt soojad ja eksootilised maad. Kui tegemist on kontinentide vahelise lennuga, siis võib juhtuda nii, et meeskond jääb kohale lausa mitmeks päevaks. Kuna aga kokkuhoid laiutab igal sammul, siis muutuvad ka puhkeajad pöördesihtkohtades üha lühemaks ja lühemaks. Üle 2 ööpäeva naljalt enam kedagi kohale ei jäeta. Tõsi, needki hetked on tõesti stewarditöö helgemad momendid, sest talvisel ajal on võimalik lasta end päikesel kas või natuke hellitada ja nautida head teenindust. Tavaliselt majutatakse meeskondi 4 või 5 tärni hotellides. Õnnelikud on need, kel on võimalus sõita kaugliinidel, sest 3-4 päeva kusagil Kariibidel või Maldiividel pole ju tõesti paha. Mis siis toimub? Taas tuleb tuletada meelde laulu We work hard, we play hard. Sest ainult vähesed õhus töötajad ütlevad pärast tööd ära klaasikesest heast veinist või kokteilist. Põhjused on samad. Pinged ja stress peavad ju kuidagi pikse varda leidma. Järjejutt. Argo Kasela. Taevakirju. Kirjastuselt Petrone Print. Järjejutt.